tervist, kallid vaatajad! Tore teid jälle siis meie kanalil näha. Oleme sattunud siis Spot of Tallinnasse jälle ja täna on lõpuks see päev, kus ma õpetan teile tagurpidi saltot. Aga samm üks oleks tagurpidi salto saada selgeks batuudi peal. Meil on siin palju kõvemad pinnased ka ja suured rämbid. Aga enne kui me seal tagurpidi saltot teeme, siis saame selle lihtsama asja selgeks, ehk siis batuudi peal tagurpidi salto. Näiteks teile ühe ette ja siis võtan asja kätte ja õpetan teile ära ja tulete siia, teete ära ja vaatame siis. Selleks, et siis salto õppimist alustada, lähme me pikali põrandale maha, et õppida õige positsioon. Selleks on siis käed üleval, pea kätte vahel ja esimeseks harjutuseks olekski siis põlvede toomine näo juurde, nii et tuharad tõusevad maast lahti. Ja siis kallistame oma põlvi. Näitan teile veel kord. Ja üks kord veel. See on siis see asend, kus te hakkate saltot tegema. Nii et kui te arvate, et te saate sellega hakkama põranda peal, siis on väga hea ja me saame minna järgmise sammu juurde. Kui harjutus 1 põranda peal on selge, lihasmällu ära kulunud ja arvad, et sa suudad seda teha, siis on aeg minna võrgu ehk batuudi peale. Tuleme siis ilusti siia risti peale, oleme batuudi tsentrumis ja siin me nüüd proovime maanduda sellili, tehes seda sama harjutust. Ehk siis hüppame, käed üleval, jalad ja õlad on samal joonel ja nüüd õhus tõmbame kägarasse ja maandume sellili. Ja püsti. Proovime veel üks kord ja seda muidugi tuleb mitu korda korrata, kuni see on selge. Näitame veel. See oli siis harjutus 2 ja läheme nüüd harjutus 3 juurde. Kolmanda harjutuse jaoks tuli meil siis kohale sealt kaugelt Kristiine tagaaiast meie eestne kaskadöör Reigo Värava, mis näitab siis kolmanda harjutuse ette. See on siis sellili ja sealt tagurpidi salto. Vaatame. Milline sooritus, uskumatu, ta lausa laitmatu ja siin kolmanda harjutuse juures on siis see, et te saate sellest hirmust üle minna üle pea. Nii et minu soovitus ongi see, et ärge mõelge, vaid lihtsalt tehke. Ülemõtlemine viib selleni, et sa lendad kaela peale, aga kui sa sellest ei mõtle, siis seda ei juhtu. Nii et lihtsalt tehke nii, nagu Reigo tegi ja ma proovin ka vaatama, kas mul tuleb välja. Ühesõnaga, käed üleval, hüppame sellili ja siis läheme sealt üle. Harjutus 4 on siis juba tagurpidi salto. Kui sa arvad, et sul on vaja matti, siis tule Reigo trenni, ta viskab sulle matti alla, aga kuna meil siin treenerit enam ei ole, Reigo läks sinna naistesse, siis nüüd tuleb teha siis see ilma matita. Ja siis polegi midagi muud, kui käed üleval alustada, hüppad õhku, boom, võtad siit põlvedest kinni ja teed selle lõpuni ära. Kõige tähtsam ongi see, et sa pühenduksid sellele, saad silmad kinni panna ja selle läbi mõelda ja siis minna teha. Poole peale seda asja ei saa jätta õhus, nii et täiega tuleb peale minna ja ära teha. Loodan, siis oli kasu meie õpetuses, kuidas teha tagurpidi salto batuudi peal. Kui teil on küsimusi, kindlasti kirjutage alla, ma vastan teile või vastab Reigo või vastab Ilgar või keegi teine. Seega kõik küsimused on teretulnud ja järgmises episoodis me õpime siis juba tagurpidi saltot selle kõvema pinna peal. Nii et kui batuudi peal on selge ja sa julged minna üle pea kaela, siis me võime teha siin saltot, nagu tegi seda Lapins. Ja nüüd ma näitan teile ühe ette, kuidas teeb õige Mikkel seda. Ja aitäh, et vaatasite, pange kindlasti üks pöial, ütle ka sõbra, et ta peaks pöidla, jagage, laikige ja järgmine episood on siis juba kõva pinna peal. Tšau!